Konflikt kahtlemata on olemas, eks see vastastikuse usaldamise põhimõte Euroopa Liidu siis kriminaalõiguse koostöö aluspõhimõttena on kahtlemata väga oluline, sest see võimaldab põhimõtteliselt kiirendada kriminaalõigusalast koostööd Euroopa Liidu sees. Ja see rajaneb tegelikult arusaamal, et kõikide Euroopa Liidu riikide õigussüsteemid toimivad ütleme siis teatud standardile vastavalt, teatud miinimumstandardi põhiõiguste paketile vastavalt, ka nende protseduur kui selline on ise usaldusväärne ja samas tuleb endale aru anda, et igasuguses tegevuses ja igasuguses inimhinnangulises tegevuses on alati sees teatud veamäär. Lisaks Lauritsa juhtumile ma mäletan veel päris ammusest ajast Euroopa vahistamismääruse esimestest aastatest ühte juhtumit, kus Itaalia kahtlustas juveeliröövis tervet rida Eestist pärit inimesi, sealhulgas siis ka, ütleme kokkuleppeliselt Vadimi ja andis välja Euroopa vahistamismääruse ja tahtis saada, et võetaks kinni Vadim, sünnikuupäevaga see ja see. Sellise nimega inimesi oli tegelikult rohkem kui üks ja nemad lihtsalt ajasid segamini ja nõudsid vale inimese väljaandmist. Kahtlemata see, kelle siis loovutamist sooviti ja kes ei olnud see, keda taga aeti, et ta tõepoolest istus ka sobival kuupäeval saatuse keerdkäigu tõttu Eesti-Itaalia lennu peal, et ta tõesti oli ka viibinud isegi samal ajal seal Itaalias, lihtsalt saatuse keerdkäigud. Aga see on nüüd otsustamiskoht, et mis siis peaks saama, kui sa arvad, et on läinud valesti. Kas sa saad hakata vaidlema Eestis? Et kui Eesti käest nõutakse, täna seda võimalust ei ole. Vaid kui sa tahad vaielda, siis vaidle selle riigi kohtuga, kelle otsustus see on. Et see on otsustamiskoht on see, et kumb on siis olulisem. Kas see usaldus, et asi toimuks kiiresti ja valutult, mitte niiviisi nagu väljaandmismenetlus meil tavapäraselt käib, võttes väga palju aega, ütleme aasta. Ja lähtuda sellest, et sa kunagi ei tea, äkki see teine riik ei ole ikkagi piisavalt usaldusväärne. Või siis see, et kui sul on probleeme, siis meie saadame su sinna ära. Meie teeme koostööd, eks ole, nii nagu palutakse. Ja mitte ainult Eesti, vaid tegelikult samamoodi ka teised riigid meiega. Ja kui on probleeme, siis kõik need küsimused tuleb esitada seal. Jama on lihtsalt selles, et see põhiõiguste kaitsmine sinu jaoks nagu võõras kohas, võõras õigussüsteemis võib olla keeruline. Ja ma arvan, et see vastus peitubki siin, et seda keerulisest või seda kättesaamatust selles teises liikmesriigis tuleb vähendada. Et see võimalus vastu vaielda, oma argumendid esitada peaks olema nagu tegelik ja selles mõttes tegelik, et sellega saab ka hakkama inimene, kellel ei ole palju ressursse, kellel ei ole palju oskusi, et tal on tagatud kvaliteetne kaitse ja tõlge selles teises riigis. Mitte vastuse peaks olema see, et kuna võib aset leida ka vigu, siis me loobume sellest vastastikuse usaldamise põhimõttest ja lähme vana raja juurde tagasi.